Tere hommikust ja ilusat vlogi algust teile. Käes on detsember ja on algamas viimane kuu aastast ja minu sünnipäevagu, jõulukuu. Ja täna avasime siis Joosepiga meie kalendrikesed. Väga põnevad 24 päeva tulevad ja siis jääb. Ühesõnaga, ma ütlen ära, see nädal on väga crazy, väga fullis. Oh, kass! Joosep! Joosep! Kiisud lähevad üksteist taga! See jäib nagu nii aastasest ilma. Vekki nagu täpselt ideaalne asi, mida Joosep praegu vaataks. Üks kass ajas teist taga aias. Nii põnev. Joosep on väga rahul oma kuusega. Ta iga päev praegu chillib seal kuuse all ja see on tema lemmiktegevus. Ma ei näe teda enam mitte kuskil mujal kui kuuse all. Sest ta ongi minu kõige suurem kingitus, okei? Alustame sellest, et täna mul on niimoodi, et kell 10 hakkab proov. Ma ei tea, koos see kestab. See on siis laupäevaseks esinemiseks. Siis ma lähen vahepeal Kristiinesse. Seal avatakse uus söögikoht ja Kaisa kutsus mind sinna, et teeks väikse hea söögikese. Ja siis ma lähen Free Flow'sse. Mul hakkab seal kell 2 proov selleks spordigaalaks, millest ma siin eelmises vlogis juba põgusalt rääkisin. Ja siis on natuke aega, et teha kontorit, sest täna on 1. detsember, mis tähendab uus kuu. Õhtul on show hip-hop. Proov on edukalt tehtud ja nüüd Kristiine keskusesse. Sain saapad esinemisteks. Ma olen hästi kõik paed läbi vaadanud ja mitte kuskil ei müüda peapaela. Vlogmas? Okei. Kiire toidurestoranis. See on magus. Mina iga kord, kui mul on kiire ja ma saan enda autoks Peugeot, ja siis tuleb ma mingi, oh my god, mul on kiire, siis ma olen mingi. Ma ei saa palju mulle, oma liikuga, ma sain ju pannud seda, ei pannud seda. Peab. Siin ära, et ma pole kalendrit avanud, kus on üks. Okei, ma avan selle ja siis koju appi. Siin all on ka mehe keha. Miau. Ma olen omadega kodus, edukas päev seljadega. Empire Pro läks hästi, siis ma jõudsin ilusti Kristiinesse, et ostan need saapad. Siis me käisime seal Sunny Pocketis, mis on siis uus koht seal Kristiines, kohe kui sa sisse lähed peaoksest nagu sealt bussipeatuste poole pealt. Ja mul on reaalselt teooria, et see koht või see boks, mida nad võtsid, see on niisugune boks, kus ei püsi mitte ükski firma. Nagu ma olen ju aastaid seal Kristiine keskuses käinud ja see üks koht seal nurga peal on selline, kus iga mingi natukese aja tagant vahetub see üürnik nii-öelda. Ja tahaks loota nüüd, et see jääb püsima, sest et see on selline hea, täpselt sobilik firma sinna piirkonda, kus on siis kõrval Hesburger, My Sushi, kes seal veel meil on KFC. Ühesõnaga, tegu on siis selliste soojade võileibadega. Seal on nagu krõbe sai ja siis sees on see nii-öelda kraam ja sa saad ise valida siis sealt. Siis seal on limonaadid, siis seal olid magusatampsud, nagu et samamoodi sai ja siis seal sees on mingi jäätsid ja nutelladesed. Seal oli ikka valikus üks mingi burger ja ma tahaks seda nüüd mingi hetk proovida. Nii et need kana, ma proovisin nüüd ühte, aga see kana, mis mul oli, ma võtsin see curry chicken, see oli täiega hea. Ja ma sõin selle nagu nii kiiresti ära ja see oli täpselt selline paras, et minul isiklikult ma tunnen, et mul oli täpselt nagu selline paras olla. Et mul ei olnud raske olla, aga samas ma sõin kõik lõpuni, et nagu hea oli olla. Kes pole veel avastama läinud, siis Kristiine keskuses, kohe kui sa lähed sisse bussipeatuse poole pealt. Ja siis oligi teine proov koos Olliga. See läks ka väga hästi, saime kõik lavastatud, ma vaatan videod üle, võib-olla mingid detailid natuke mõtlen, kas muuta või mitte. Ja siis oli juba vaja tööd teha ja trenne anda, trenni, ja nüüd siin ma olen. Ja samal ajal ilmus mulle minu esimene Black Friday pakk, milleks on Loverte. Naljakas on see, et ma olen nagu aastaid, kui ma olen Lovertest midagi tellinud, mitte tihti,
Aga kui olen, siis Lovertes on olnud tavaliselt füüsiline pood. Ja ma nüüd kohe guugeldan, mis sellest saanud on, siis seal enam ei pakkunud seda, et sa saaksid Foorumkeskusesse minna järgi sellele. Huvitav, kas nad on oma poe kinni pannud? Näitab nagu oleks saadud. Okei, aga miks ta mulle ei pakkunud seda siis? Kui te küsite, mis siin sees on, siis siin sees on järgmine aasta lõpu video loosipaki asi. Ja see on see kõige suurem asi. Tavaliselt on need kõige suuremad. Aga Ariana Grande Sweet Like Candy parfüüm. See on imeline. See on selline roosa. Seal on karvane roosa tutika otsas. Ja no see on lihtsalt imeline. Ja see läheb mul loosipakki. Ja rohkem ma minu arust ei tellinudki sealt. Aga ma jään edasi sööma ja toimetama. Ja kui ma midagi ei update'i, siis räägime hommikul. Ühe diili ma endaga tegin, et ma iga päev pean vaatama Kaisa Blogmassi. Nii et let's go! Hommikust, käes on teisipäev. Ja mina suundan hetkel Empire Provi. Mul on see nädal siis 3 Empire esinemist. Järjest nüüd neljapäev ja laupäev. Nii et see on proov reedeseks ürituseks. Peale seda ma tulen koju tagasi, natuke teen tööd ja siis ma lähen lipsutasse. Ja siis ma lähen Friflosse, sest on vaja tööd teha ja siis mul on eratund. Ja siis ma lähen koju tagasi ja Kaisa tuleb minu juurde ja me vaatame siis Welcome to Derry 6. osa. Varsti ongi see esimene season läbi. See on olnud väga põnev ja väga soovitan vaadata. Nii et exciting! Ma näen praegu seda punaste lehvikutega, punaste lipsukestega kuuske. Ja tegelikult ma mõtlesin eile Kaisa videot vaadates, ma võiks endale ka punaseid lipsukesi panna kuusele, nii et ma kaalun seda varianti. Me näeme siin Marika. Mul juhtus väike fail. Ma olin oma laadija unustanud Friflosse, eks mu arvuti oli täiesti tühi. Mul oli plaanis teha praegu tööd kodus. Nii et selle asemel ma hoopis vastasin kirjadele. Ongi see, et ma ei... See detsember, või november juba ammu. Ja nüüd detsember lihtsalt. Mu to-do list on iga päev nii pikk. Ma ei jõua lihtsalt midagi teha, mul on tunne. Kodus kõik laiali lihtsalt ja ma iga päev üritan kogu aeg teha. Ja siis seda jama tekib juurde kogu aeg. Mul oleks, reaalselt ma pean hakkama seda tegema, detsembris on mul kodukoristaja. Et siis mul on vähem natuke stressi. Nii, hakkame siis vaatama 6. osa. No nii. Ma mõtlesin, et ma ei ole teinud väga pikalt märkmikku. Et teeme seda. Ja also, keegi kirjutas mulle täna kommentaari nunnu kõrvik 0 meiga või midagi sellist. Nüüd sa näed seda suuremalt, palun, mina kõrvik ja olengi. Mis siis? Äsanaga. Nii, kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. Ikkagi töö. Et mul on hetkel nii palju projekte ja esinemisi tulemas, et nagu nii tore on ikkagi olla booked and blessed, okei. Ja lähedased. Ja tervis on korras. Meil oli siin ju vahepealselt kõik jäid haigeks ja hetkel on mul läinud hästi. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Muutused on okei. Ma tegelikult üldse ei salli muutusi. Mulle meeldib stabiilsus. Aga kuna see aasta neid muutusi on nii palju, siis ma vaikselt olen juba immuunne nendele kõikidele. Et ma tunnen, et ma lihtsalt nagu lepin sellega, et lihtsalt ongi nii palju muutusi ja. Mis aitab sind rohkem? Autasu või hirm karistuse ees? Ma arvan, et autasu ikka. Ma ei tea, ma olen näiteks vastupidine sellele, et mõne jaoks just hirm töötab ja ajab inimesi rohkem tegutsema, aga minu jaoks vastupidi. Nagu, et kui ma tean, et ma saan sellest midagi, siis ma palju rohkem näen vaeva. If it makes any sense. I don't know. Ma lähen nüüd endale näomaski. Ma eile tegin siis seda, et ma vaatasin seda Kaisa jõuluvlogi ja ma tahan, et ma oleks selline väike õhtune rutiin.
et ma lõpetan oma õhtu siis sellega, et ma vaatan tema vlogi. Et saada sellist jõulumeeleolu veel rohkem. Räägime teiega juba homme. Tere hommikust, käes on kolmapäev. Loto kolmapäev ja mul on nädala pärast sünnipäev. Ma alustan oma päeva ühe eratunniga ja siis ma olen terve päev stuudios. Mul on vaja pakkidel veel ära käia läbi. Mida? Mul on vaja pakkidel järgi käia ja siis ma näitan teile neid. Ma pean täna mõtlema stripi esinemiskava lõpuni, et seda ma teen kohe peale eratundi. Õhtul ma asendan Simona Hiilsi. Okei, siin on minust kaader 1 minut hiljem. Mu eratund canceldas. Otangisid, kell on praegu 10:30. Ma pidin kell 11 minema. Ma tihtipeale enam ei tee 11 asju, lihtsalt sellepärast ma jõuaksin kodus päriselt nagu ärgata ja ka rahulikult sättida. Ja reaalselt eile mul jäi eratund ära, täna jäi 2 tükki ära. Nüüdseks, et ütlen teile ausalt, tegelikult mul on selles mõttes hea meel, et ma olen praegu ennast ju nii ribadeks jooksnud ja mul toimub praegu nii palju, et mul pole selle vastu mitte midagi, kui need eratunnid praegu ära jäävad. Lihtsalt sellepärast, et siis ma võidan endale aega. Ja praegu ma ei peagi jooksma kuskile, vaid mis ma teen nüüd, on see, et ma teen oma ikkagist hommikust rutiini, mida ma pole teinud juba ma ei tea kui kaua, sest mul ei ole olnud siin neid hommikud, kus ma olen kaua kodus. Ma just eile tegelikult mõtlesin, et okei, kui 1 eratund jäi juba täna ära, et siis võiks see hommikule ka ära jääda lihtsalt sellepärast, et siis mul oleks see terve päev lõpuks vaba, et ma saaksin rahulikult kodus mingeid asju teha ja siis minna. 1 jalutuskäik hiljem olen mina jõudnud stuudiosse kõigepealt. Ma ei avanud eile seda kalendrit, nii et võtame kohe siit number 2. Näete, ops, ja siin on jälle mingi paljas mees ja väike süda. Latinost just pakid. Nii, esiteks siin on siis Kaisa soovilistist mingi lõhnakene. Aga seal oli kirjas, et ta väga-väga tahab seda. Pakk number 2 on natuke suure. Meegi Kaisale Elemis Cleansing Balm. Siis ühele mu sõbrannale Kadrile juuksemask. Tal oli seal soov saada juuksetooteid. Siis see on minu aastalõpu video loosipakki. See Garnier Sleek and Stay juukseseerum. See on ka Kadrile Joiko, selline conditioner. Ja Joiko on järgmine bränd, kelle juuksetooteid ma tahan proovida. Tal on veel salajuttude raamat ja siis need. Siis aastalõpu videoloosi läheb ka see Nixi Primer. Vaat kus tops. Nii. Okei. Mina lähen kohe saali ja hakkan kava mõtlema. Oota, näitame teile kõigepealt. Meil on siin stuudios toimunud väiksed uuendused. Esiteks meiega on liitunud üleval korrusel High Tribe ja siis ma näitan teile stuudiot. Siin on ka toimunud uuendusi nagu kaunistuste mõttes. Meil on kontor niimoodi kaunistatud. Siin on meie spordikaala erinevad asjad. Siin on minu tantsude igast mingid fur asjad, mida meile ei näidanud. Nii, siin on vist endist viisi. Mul on tunne, aga siin on küll lisandunud erinevaid aksessuaare. Ma ei tea, kas siin enne oli, aga siin tegelikult need peaksid põlema. Siin üleval, vaadake kui ilus. Ühesõnaga, jõulumeeleolu on siin ikka küllaga. Ja also, meil on uued võtmete hoidjad. Vaadake kui ilusad. Ja see sõber oli eile siia vaheldatud ja see oli nii naljakas. Ma ei tea, kes selle peale tuli. Oh my god, Kristeli sokid hoiavad kätust kinni. Mul tuli veel väga põnev Sheini pakk, millele ma lähen peale trenni ruutu järgi. Siis te näete õhtul. Aga mul tuli veel üks TPD pakk praegu siia. Nii et vaatame, mis siin on. Aha, see on minu arust Meegi Kaisale. Ta soovis sellist käevõru. Eesti käsitöö. Selline. Ops. Siin on roosa kvarts. Ja veel igast kulinaid. Ja mina lähen siis aga trenni andma. No nii, ma nüüd koju, ma käisin 2 pakil järgi. Nii, esimene pakk on siis Medironist. Tellisin endale Pimple Patch'e.
Ja siis ma tellisin aastalõpu videoloosi need laundry sheets. Oi, siin on natuks kannata saanud. Aga Ocean Breeze. Need on ülihäad. Need on lähevad loosipakki. Ja siis mu Shane'i haul. Siin on enamasti asju, mis on seotud minu järgmise nädala sünnipäevapeoga. Nii et hakkame siis aga vaatama. Lotto kolmapäev. Täies hiilguses. Kuna mul on minu sünnipäev kolmapäeval ja kolmapäev on ju lotto kolmapäev, siis oleks kriminaalne mitte mängida inimestega bingot. Ja mõtlesin, et ma tahaks endale seda keerutamismasinat, et teha asja fancy-maks. See on siis see. Ma ei saa aru, mis ma nendega tegema pean. Kas ta üks jama ole, jah? Sest et nagu see ava, ta ei käi ilusti kinni, mis tõttu need pallid tulevad siit vahelt välja. Okei, ma reageerisin üle võib-olla. Ja esimene on 17. Okei, päris hea. Okei, siin oli kaasas ka veel see, need kaardid. Aga ma ostsin igaks juhuks veel kaarti juurde. Et siis mina mõtlesin, et ma nagu kasutan pastakat, et tõmmata maha. Ahaa, et siin sa nagu keerad neid niimoodi. Näitan teile. Et kui tuleb midagi, siis sa keerata siia poole. Ups, vist ta kaob ära. No selles mõttes väga hea lahendus, et kuidas mitte nagu raisata paberit. Aga jätkuvalt ma ei saa aru, miks see vajalik on. See alus on siis see, et kui sul on nagu pall ära võetud, et sul ei ole kuskil panna edasi, siis sa panedki nad siia peale. Et siis sa näed, mis sul on ära läinud. Aga siis nad oleksid nüüd kohe teha sellise, kus on nagu tühjad augud, mida sa peab need hakkama välja nokkima. No, ma ostsin ühe lambikese, et kui ma tahan tunnis filmida, siis ma saaksin ühe niisuguse lambi, mis filmib mul nagu minu kaamera eest otse nagu inimesele. Et me tihtipeale ei jätku lihtsalt nagu neid lampe nii palju, et ma saaksin nagu panna värvi saalidesse ja siis veel näkku ka valgemat valgust, et ei oleks nii pime. Näed, hops. Why not kasutada seda ka siis, kui ma vlogin. Nii, siis ma ei mäletan isegi, millal ma viimati endale uusi kostüüme tellisin, mitte et mul oleks vaja, aga on see, et mul on juba niigi vähe ruumi, aga samas on kogu see, et me oleme kõik kostüümid juba ära kasutanud, et tahaks veel. Ja siis niimoodi see läheb. Ja ma tellisin nüüd kuldsed lõpuks ometi need satsid. Ehk siis nad on meil siit sellised. Pärast proovin selga ka. Natuken on see, et vaata, siin on hästi palju seda materjali all. Et seda on nagu hästi palju näha, et mul teistel ei ole nii palju näha võib-olla. Aga no, it's okay. Ütleme nii, et eelnevad satsid on ikkagi kordades kvaliteetsemalt välja näinud. Esiteks see, et selle tegumood on natuke teistsugune. Siin on tagant nagu niimoodi, mitte nagu lihtsalt üks pael. Et see osa natuke niisugune läkas. Ja pluss ikkagi see, et neid satse või litreid on kuidagi nii vähe, et ta nagu, ma ei tea, võib-olla ma hindan üle, aga natuke siit on niisugune naljakas. Ma ei tea, selline so and so. Kas see on mu ajaleht või? Ei. See on nüüd esimene seksialine poster, mille ma siis riputan üles. Ja, kes veel siis ei tea, siis mu sünnipäev tuleb seksialine teemaline, mis iganes. Ja siis jah. Nii, siin on minu sign. Cheers. Ehk siis siia tuleb sinna, kus on mu kokteili nurgake. Ja ikkagi kosmos on ju vaja hakata tegema. Siis mul on mingi kleitide hullustus. Mul on juba nii palju kleite ja ma tahan veel kleite. Kuigi ma ei kanna üldse tihti kleite, aga ma võiksin. Aga kui ma nägin seda kleite, siis ma olin mingi okay. I have to have it. Selline. Oh my god. Why am I already obsessed? Okay, ühesõnaga. Can't wait to try it. Ta on mulle suur. Kui ta oleks nagu siit ümber. No see piha koht on okei, võib-olla natukene veel. Ja siis siit ülevalt ka. No siis ta juba läheks. Aga ta on mulle suur. Aga ei. Ma lasen ta korda teha. Decoration lamp. Ma tellisin kuuled vannituppa.
et siis oleks selline nagu peo jaoks. Igapäevaselt mitte. Siis ma tellisin shakeri seti. Siin sees on siis see, mille sa paned shakeri peale. Siis luusikas. Suur. See tampia, kui mojitosi vaja teha. Ja siis otsa loomulikult shaker ise. Siis ma tellisin endale küünlaid koogi peale ja ma leidsin sellised, kus on nagu kroonid. Kroon ja kuldne. Ehk siis täpselt minu vibe on ju kuldne ja siis, kuigi need näevad suht ratchet välja. Aga need lähevad mulle siis 2,9 tordi peale. Siis siin on veel üks poster. Carrie ja Mr. Big Moment. Siis ma muidugi nägin neid juba Flip Floss, sest me ju esineme nendega, aga ma teadsin, ma tahan endale ka see sõber. Nunnu. Tellisin ühe poti selle veel, selle kuldse, et ikkagi oleks alati 2. Siis ma tellisin kuldselt seina. See läheb siis mul seinaks. Ma arvasin, et ma isegi tulnud selle peale, et tellida endale uus peapael, sest et mul on ainult üks peapael, millega ma talviti käin ja kahtsen ära selle või ma ei tea, kus see on. Igatahes, ja ma nüüd tegin uue tellimuse ühe pisikese, et tellida mingid jõulukingitused. Ja siis ma olin mingi, ma tellin paar peapael, aga et siis mul ei kao enam, siis mul on nagu varuga. Aga apparently ma tellisin juba ühe. No see on cute ja pehme. Aga nüüd siis tuleb mul veel neid. Siis on bingo need kaardikesed. Nojah, nüüd neid on hästi palju. Sellised siin on, ma ei tea, kui palju neid. Ahah, nüüd oi, see on nii pisikene vä. See ajaleht, mille ma tegin. Oi, see on nii pisikene. Ma lootsin, et see on nagu ajaleht. Oh my god, siin on kirjas siis Trending now. Marit and the city. Self-love is my Mr. Big. 29 and fabulous. I couldn't help but wonder. Ja siis on minu pilt. Vaata kudune. Oi, ja siit alt ei ole ka näha. Oi. Noh, jah. Siis ma tellisin endale, või tegelikult ma tellisin stuudiosse ühe selle selfie sticki, mis oleks nagu statiivi. Et kui vaja klasse filmida nagu kõrgemalt, siis oleks olemas. Aga praegu ma mõtlen, et miks ütleb, et selfie stick, mul on seda ju vaja maha panna. Ossaposs. Okei, dramaatiline matš, okei. Ja siis ma tellisin kuldseid õhupalle. Ja apparently mingi poster veel. New Yorgi poster. Ütle, et sa oled hajabil without telling me, et sa oled hajabil. Ma lõikasin selle sibula, et lisada selle hakklihale juurde, kui ma teda praen. Ja ma olen juba seal, kus hakkliha on juba kastme sees. Ja see oli terve aeg siin kõrval. Ja ma sujuvalt tegin kõik edasi. Tere hommikust. Käes on neljapäev. Mul algas hommik tegelikult juba kell 8. Sest kell 9 tuli minu pikenduste neiumine juurde ja me panime mulle juurde. Me panime 30 salku mulle juurde, et oleks tihedust. Nii et nüüd on mõneks ajaks jälle rahumajas. Justi kenasti. Siis kui ta ära läks, kell oli 10 isegi veel. Kell oli mingi 9:45 või midagi sellist. Ja ma jäin magama vast, sest ma olin nii väsinud. Ja nüüd ma olen siin. Ja on aeg minna siis päevaga edasi. Ma lähen hetkel käin ruttu Kristiinest läbi. Ma viin selle kleidi kohe parandusse, sest mul tuli ikkagi idee, et ma tahaks seda oma sünnipäeval selga panna. Nii et ma viin selle ruttu parandusse. Vaatame, kas nad saavad nii kiiresti. Ja siis ma lähen massaaži. Peale seda lähen eratundi andma, aga selle vahepeal ma pean ruttu jõudma meigi ära teha, sest et meie minek täna esinemisele lükkus varasemaks, ehk siis peale eratundi ma jooksen kohe Dance Acti ja sealt ma alustame sõitus siis Tartu poole, kus meil on täna siis Empire Show'ga esinemine. Vot. No tore. Mu näost on ilmselt näha, et ma üritasin magada täna massaažis, sest ma olen nii väsinud. Nii, mul on aega pool tundi, et ennast korda teha. Enne erakat, nii et ma panen time-lapsi tööle ja enjoy!
see outfit läheb. Me oleme tagasi Tallinnas, ma loodan, et kuulete mind. Ma jõudsin täpselt niimoodi vlogi monteeritud, et me jõudsime tähendusekte ette ja siis ma sai valmis. Ja see tuli nii lühike vlog, mingi 23 minutit. Aga nüüd ma lähen koju, vaatan tõrtu üle ja homseks saab ülesse. Ja esinemine täna oli väga edukas. Lava oli meil alguses natuke keeruline ja suht vähe oli aega, et seda nii-öelda proovikest seal teha, sest inimesed tulid suht kohe ja meil ei olnud veel kostüüme seljas. Aga ilusti kenasti kõik jõudsime ja tegelikult ikkagi lahedas kõik ilusti. Selles mõttes läks hästi. Jah, vot, nüüd ma sain siit kõrvalt kohe ühe Bolti ja sõidame ka koju. Üks kiire update ka siia õhtusse. Me läheme Türki. Ja mis siis kõike juhtus siin? Oli siis see, et Kaisa saatis mulle siis screeni, et ta ema oli siis vaadanud erinevaid reise Türki ja siis ta oli kuidagi pakkunud välja, et äkki Maarit tahab ka kaasa tulla, et kolmekesti. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et oota, et me oleme tegelikult pikka aega juba arutanud, et kui äge oleks minna mina, minu ema, minu õde, Kaisa ja Kaisa ema. Kuna minu ema ja Kaisa ema saavad väga hästi läbi, siis oleks ju äge minna viiekesti nagu on a girls trip. Ja pluss ma ei ole mitte kunagi oma perega käinud reisil. Me oleme käinud ainult Eestis ringi, me oleme kunagi sõitnud Riiga, võib-olla Leetu, ma ei tea, Leetu ka vist, ma ei tea, aga me ei ole kunagi mingi lennukiga kuskile trippinud, mitte kunagi. Nii et I think it's time. Ja siis Kaisa ütles, et uurib, et kas see pakkumine kehtib ka nagu 5 inimesele ja kehtibki. Ja siis ma kirjutasin oma MC-le jälle, nad olid mõde oli mingi, no ma ei tea. Ja siis mu ema oli mingi, et ta läheb Indiasse. Aga siis me olime kõik mingi, et davai, okei, me peame minema. Ja mõeldud tehtud ja me lähme nüüd siis aprilli alguses Türki, Alaniasse. Siis ei ole küll kõige soojem, aga siiski soojem kui on Eestis. Ja pluss saab eemale, saab korra puhata ja see on selline kevade algus, et selles mõttes ma usun, et sellist väikest restarti on vaja. Ja pluss kuna see aasta, mida ma pole väga ju reisinud, et kui eelnevad aastad olen ma rohkem seda teinud, siis see aasta ainuke reis, mis mul oli ametlikult, oli siis reis Iirimaale, sest kõik ülejäänud, mis mul olid siis üks päev Helsingis ja käisin 1 kord Riias võistlustel ja siis 2 korda Riias workshopil. Ja see on ka kõik. Sellel aastal oli pigem reisimise vaene aasta, aga see-eest järgmine aasta, kui meil on nüüd see Türgi soolas, siis tegelikult ma tahan minna veel Pitbulli kontsertile Miisudega, ehk siis Simona Gritiga. No see on Riias, see on ka siuke fine. Oota, mis mul veel oli? Ma teadsin, mul oli veel peas mingid kohad, mida me tahtsime minna teha. Istun siin keset tuba ja vaatasin just mõlema Kaisa vlogid ära. Ja ma olen siin praegu väga tublisti vaadanud meie Kaisa vlogmassi. Kõik päevad olen ära vaadanud, väga tubli. Ja see paratamatult tekitab minust tunde, et kui äge oleks teha ise vlogmassi ja üldse teisest perspektiivist, et mida tähendab jõuluperiood tantsijale, et teha igast päevast. Aga ma lihtsalt ei kujuta ette, kui realistlik see on, arvestades seda, et mu päevad on väga fullis, väga fullis, et mul ei ole seda vaba käppi kuskil. Siis ma mõtlengi, et ma peaksin ilmselt uneajast neid monteerima. Samas need oleksid võib-olla, need ei oleks nii pikad, ma arvan. Võib-olla oleks äge seda teistsugust elu, sest no ma näitan teile küll vlogis, aga ma ei näita ju nii detailselt, sest ma nagu ei mõtle selle, et ma pean kõike detaile filmima. Ainuke asi on see, et mis mulle veel meenub, mis selle detsembri sees on minu sünnipäev. Ja ma tean for a fact, et järgmine aasta on mul väga suur juubel. Ja ma ei ole kindel, kas ma olen suuteline seda vlogi monteerima niimoodi, et ma tähistan oma sünnipäeva ja siis juba järgmise päeva õhtul läheb see vlog üles. Ma ei ole sellest kindel. Kes ütles, et vlogmas peab olema iga päev? Ei pea. Ühesõnaga, ma viskan siia lihtsalt selle idee. Kas te oleksite huvitatud järgmisel aastal sellest? No selles mõttes, et ma ju ikkagi jõuan nüüd järgi, siis kui ma selle pausi teen ja loodetavasti jään ka niimoodi pidi, et kas te oleksite huvitatud sellest, et ma teeksin detsembris aktiivsemalt järgmine aasta YouTube'i?
Ma saan aru, et ma teen sellega ilmselt endale karuteene, aga mulle tundub, et seda oleks päris tore teha. Aga lihtsalt ma tean, kui palju asju järgmine aasta detsembris juba toimub. Aga siiski. Let me know. Kas see oleks selline asi, mida te vaataksite või on nagu see, et okei, neid vlogmasse on juba liiga palju, ei jõua vaadata. Okei, nüüd ma lähen ausalt magama. Kell on 2 öösel. Ma lihtsalt jäin neid videosi vaatama ja siis ma istun sinu toolikese peal. Kuuseke põleb mul. No come on, öelge mulle nüüd. Okei, teate, kui ma seda kaadrit praegu vaatan. Ma tulen ennast nagu vanaema. Nagu granny, istub oma tugitoolis kuuseke, vaatab oma lapsukesid sealt telekast. Ja by the way, mul tuli, mina ütlebes, et ma lähen magama ja siis ma käib edasi. Mul tuli meelde, mis reis mul veel on plaanis. Ma otsustasin, et järgmine aasta ma ka tahan erinevates campides käia ja mõeldud tehtud. Ma lähen järgmine aasta siis Riiga Hills Riga Convention või mis iganes see on. Selline Hills Camp, seal on väga ägedad nimed juba koos. Kuigi see on Riia, siis siiski see on välismaa, okei. Vaat. Nii et juba 3 reisukest on soolas. Ja tegelikult ma ostsin ka Selecti Winter Intensive piletid ära. Nii et ma ei tea, võib-olla ma seda pole öelnud, võib-olla olen, ma ei tea. See tuleb ka veebruaris meil siis. Okei, nüüd ma lähen magama. Tere hommikust, käes on reede ja kell on kohe samas 2 ja mina juba suundun järgmisele seiklusele. Nimelt, kõigepealt ma lähen uuesti Kristiine keskusesse, et proovida teist korda saada kleidi parandusse viia. Kleidi parandus, mida iganes. Ja siis ma lähen Free Flow'sse, mul on seal eratund ja siis ma jään sinna, sest ongi, et mul on eratund 3-4 ja siis 17.45 läheb meil Dance Actist auto Narva Jääsuusse. Aga ma mõtlesin, mul ei ole mõtet koju tulla, ehk siis kuna mul vaja kontoritööd ka teha, siis ma jään sinna, teen natuke seda, siis hakkan meiki tegema seal ja siis sõidame täna Narva Jääsuusse ja siis seal teeme täna, meil on täna 5 tantsu ja me oleme 3. Vaat ka Empire'iga siis. Ja ma jõuan öösel tagasi, sest meil on viimane 22 midagi ja siis me peame pakkima asjad kokku, sõitma tagasi, jõudma veel koju ja siis mul on hommikul 9.50 vaja olla juba Free Flow's. Tegelikult isegi natuke varem. Ma jõudsin stuudiosse ja mul on niisugune tunne, et ma olen selle nädala jooksul eelmisest reedest praeguse reedeni kulutanud mitusada eurot. Mu kulutused on olnud nagu selle nädala peale kokku rohkem kui mul ilmselt paari kuu peale. Vaata ongi see, miks mulle tegelikult ei meeldi mu sünnipäev detsembrikuus on see, et niigi on nii palju väljaminekuid, aga tahaks see sünnipäevaga pidada suurelt. Ja siis mul ongi see, et ma ostsin kõik kingitused põhimõtteliselt ära, mille peale läks, kui sa mõtled, sa ostad nüüd lambist 1 päevaga kõikide sõbrannade ja perede kingitused ära. See on väljaminek, okei. Ja siis samal ajal on veel mingid asja, mida ka aeg vaja osta ja teha. Ja siis praegu mul läks üle 100 euro. Ja te küsite, mis ma tegin siis. Viisin kleidi parandusse 45 eurot. Ja jah, ma tean, te olete nagu Maarit. Miks? Ei ole vaja. Teate, mul juba tuli visioon, kuidas ma tahan seda kleiti siin veel kanda. Ja mul oli suva. Ma maksan selle 45 eurot. Vähemalt ma saan kleidi, mis istub mulle hästi. Kuigi see on jah 3 korda kallim, kui see kleit tegelikult oli. Ja siis mul tegelikult on laadija, artilaadija. On nagu katki läinud niimoodi, et seal on need juhtmed juba väljas või mis iganes need asjad. Ja no see on ohtlik tegelikult. Ja uus laadija oli 60 eurot. Ja siis on see teadmine, et järgmine nädal on mul sünnipäev. Ma pean veel 85 eurot maksma koogi eest. Ainuüksi koogi eest. Muidugi see on minu enda valik, et ma nii kallist kohast võtsin, aga no ma tahtsin. Siis söök-jook. Mul ei ole ju midagi praegu. Siis ma tegin MC jääga diili, et ma tahan endale seda Polaroidi kaamerat sünnipäevaks, aga nad kannavad mulle ise. Raha on haitunud varsti juba. I'm alive and breathing.
Come on, girls. Aga kuidas huvitav? Keegi on, ma arvan, et võtab mingi of course sälvi ja saad aru, iga... Come on, Vogue. Ta lihtsalt kaotas vastu ja jalutab ringi kuskil mulle. Ilus. Kell on 2 öösel. Ma jõudsin koju. Ja mul on 8:30 juba äratus. Ja siis on pikk päev on mees. 2:20 on kell, sorry. Nii et ma lähen võtan selle meigi ruttu maha. Esinemine läks väga hästi. Kõik õnnestus. Nii et all Gucci. 8:30 on äratus. Ja 9:50 peab ma olema juba Free Flow ees bussi peal. Ja. Tere hommikust. Käes on laupäev. Kell on 9 midagi läbi. Ja täna on siis selline päev, kus me sõidame Tartusse õpilastega. Siis me esineme Annabellega seal. Kooli üritusel neil, mingil juubelil. Ja siis, istun korra, siis sõidame tagasi Tallinnasse. Ja ma lähen otse kultuurikatlasse. Seal on meil siis täna Deadman Blues meie see Empire show programm kultuurikatlas. Ja tegelikult oli nii, et siis eile tuli üks uue pakkumine. Aga kuna see on täpselt meie ühe Deadman Bluesi seti ajal, siis me ei saanud seda kuidagi moodi ikkagi teha. Ja võtsin uue kostüümid kaasa ja ma viin need siis sinna koha peal ära. Meil on nüüd väike error. See Annabel esinemine. 2 tüdrukut, kes käisid temaga seal Eurovisioonil. Nad pidid olema üksteise paralleelid. Ja siis ma võtsin veel niimoodi, et oli 14 tüdrukut. Ei, 16 tüdrukut. Ja, nii. Siis nädal aega tagasi see üks nendest tüdrukutest, kes seal Eurovisioonil käis, kirjutas, et tal oli mingi pimesoole värk, et ta ei saa praegu tantsida. Ja ma mõtlesin, et kõige lihtsam on see, et ma ikkagi tantsin ise tema asemel, siis ei pea kellegi midagi muutma. Nüüd täna hommikul jäi üks neiu veel mul haigeks. Mis tähendab seda, et ma ilmselt ei tantsi, sest muidu läheks arv ebaühtlaseks. Aga kuna meil näomaski ei teinud autos, ma täiega tahtsin, aga ma ei teinud lõpuks, siis ma tahan seda teha täna. Ehk siis ma lähen bussi ja teen kõigepealt näomaski hommikul ja siis vaatame edasi. Ma jäin just mingisse ummikusse kinni ja ma pidin ruttu mõtlema, kuidas ma saan Telliskivi teistpidi, sest seal oli reaalselt ühes kohas, kus põhimõtteliselt tapka ainult Telliskivi. Seal oli lihtsalt nagu inimesed, autod seisid, keegi ei liikunud. Ja õnneks ma läksin sinna sellisel hetkel, kus ma sain veel ümber pöörata, aga kui ma oleks läinudki sinna sisse, siis ma ei oleks saanud. Ja õnneks jõudsin õigesti ja nüüd bussisõit Tartu. Ma vlogin. Nii, Tartusse läbe. Nii, järjest liiud tulevad. Vahepealne update on siis selline, et uue show me lähme tegema seda. Sest lambist järsku muutusid täna meie Empire show ajad niimoodi, et me jõuame täpselt uue show teha. Niimoodi ideaalselt me jõuame rahulikult oota. Jah, tähendab, algselt pidimegi niimoodi minna, lähme õigel ajal nagu 21:30, aga siis siin pakkus veel, et me teeme ikka avashowna, et siis me peaks tegema nii, et muidu meil algselt plaan, et me teeme siis esimene Empire'i set, siis lähme uued tegema, siis lähme tagasi. Aga nüüd me teeme ikka hoopis niimoodi, et me teeme enne UV kell 8 ja siis 20.50 on meil siis Empire'i esimesed. Nii et lõpp hea kõike saamegi UV teha. Nüüd mul on muidugi vaja kodust võtta valgetust. Õpilastele väiksed jõuluvanad. Kuulge, siin on usute või mitte, ma tegelikult oskan nooti mängida. Võib-olla mitte sellist päris. Ma jään oma listade juurde. Kumb helistikasse? Madalam. Valmis 3, 2. Ei jõta. 3, 2. Vaadake, 3, 2. Kõik koos. That you flip your head makes me over.
Nii, tüdrukud valmis ja Samuti on nüüdsest koolimajas võimalik heita pilt peale. tüdrukud tegid ära, nad muidugi vahetavad pilteid. Nii, kell on 6:30 kohe. Ma jõudsin koju tagasi ja tegelikult mul on täiega kiire, sest ma pean nüüd panema ruttu tegema silmameigi, krünni, panema koti uuesti kokku ikkagist koos kõikide UV asjadega ja nii. Ja siis ruttu minema kultuurikatlasse, paneme seal kostüümid valmis niimoodi, et kui ma tulen UV-lt, siis ma saan põhimõtteliselt otse lavale minna ja siis juba peamegi UV-le minema. Nii et mul on kiire. Let's go! Nii, kultuurikatlas on kostüümid paika pandud ja nüüd me Kritiga suundume takso peale, et minna Manala Rosasse. Wow. Tegelikult oleks äge, kui me siin saaks teha. UV edukalt tehtud. Takso on juba kohal ja nüüd edasi järgmisele. Let's go! Kuhu sa panid oma need Mjau. käed läbi? Väikse närvi tõuksid uuesti. Aina. Nagu liigub väga. Ei, ta esimesed See oli nii äge. Esimesed nii äge. Pärast oli terve. Ja ta pärast oli. Tehtud. No nii, sõbrad. Musu. Tahtsin lihtsalt süüa ja selle jaoks ma pidin eemaldama oma huulepulga. Ja nüüd ma näen välja selline. Aga see raske esinemiste nädalavahetus on tegelikult möödas. Homme on trennide päev jäänud. Aga ma ütleks, et see oli väga edukas ja võrreldes eelmise nädalaga oli see kööpäev. Et kui eelmise nädalal läks esinemistel mingid asju pekki, siis see nädal neid põhimõtteliselt ei olnud. Või kui oli, siis midagi nii minimaalselt, et see ei häirinud mind või nagu see ei mõjutanud üldist pilti. Ja meil oli UV ülibänger, nagu nii hea energia ja nii vibe. Õpilastel läks väga hästi esinemine, ma olin väga rahule. Ja siis seal Deadman Plussis ma täiega fiilisin, ma olin mingi, kas on see, et ma just esinesin UV-ga ja nüüd on nii nagu hea energia sees, ma ei tea. Aga see esimene osa oli nii äge ja siis teises osas oli see, et inimesed olid juba rohkem laiali ja nagu tegelesid muud asjadega, et siis ei olnud võib-olla endal ka see, et nad ei vaata nii nagu tahaks. Aga ja overall ma jäin väga rahule sellega, mis ma nüüd siin see nädal korda saatsin. Ma nii armastan tantsimist, nii tore on sellistel hetkedel ikkagi korraks teadvustada endale, et oota, ma teengi seda päriselt for a living. Et see on nagu nii crazy. Ma panin omal need lipsukesed, mida ma teile siin näitasin, ma panin need kuuse peale. Või ei ole kindel selles, no ma ei tea, kas see on vibe või mitte. Nagu neid rohelisi pole nii hästi näha vaata, sest nad on nagu nii selles sees. Ma ei tea, ühesõnaga ma jätan nad, las nad olla, aga jah. Nii et ma lähen võtan meigi maha, vaatan Kaisa vlogmassi ikkagi ära, et ikkagi hommikul alustada uuelt lehelt. Ja teiega räägime juba hommikul. Tere hommikust, käes on pühapäev ja on trennide päev, commercial ja strip. Ja peale neid me teeme veel lisaproovi järgmiseks nädalaks minu õpilastega, kus meil toimub siis see spordikaala. Et selle jaoks teeme siis selle lisaproovi. Ja siis ma tulen koju. Ma olen omadega kodus, kell on tegelikult 12, ma jõudsin tegelikult ammu koju. Aga jaa, tänane päev oli meil siis selline. Tegelikult commercialis ju me ka tegime asju, me tegime tehnikatega, me tegime nii palju asju, et seda lihtsalt ei olnud võimalik filmida kuidagi pidi. Aga jah, väga edukas päev. See algas nagu ühtepidi ja siis see lõppes täiesti teistpidi või nagu täiesti teise energia või nagu mul on üksid nagu mingid mõtted olnud ja need mõtted sai mul täna ümber lükatud teatud asjade pärast ja siis ma sain ka aru, et okei, ma teen ikka õiget asja ja kõik on hästi. Aga sain uue paki Matrixi poolt. Meil on siin sees siis selline leave-in treatment. Mul saab just kohe varsti otsa minu eelmine. Nii et seda ma võtan siis järgmisena ette. Siis meil on selline liquid mask. Build a bond. Selline. See on siis nende uus mingi toodang. Siis siin on see Matrixi õli, mida ma kasutan juba praegu, nii et tegelikult mul on see juba olemas. Ja siis siin sees on ka veel selline asi. Mul on niisugune karvane tunne, et see on see nagu minirätik, mille sa paned endale pähe.
aga nagu ta ongi nagu, ta ei ole nagu see suur rannarätik, eks ju, saunarätik, vaid ta ongi see nagu, mis ongi mõeldud juustele. Mulle tundub, et see on see. Aitäh selle toreda kingituse eest ja minu pikenduste tädi ütles, et Matrix peaks olema hea firma juustele, nii et mul on ju olnud nende šampoon ja palsam, praegu ma kasutangi palsamit ja nüüd on väga toredad ja see seerum või õli on ka väga tore, nii et pole pidanud seni pettuma. Nüüd on äkki vlog kokku võtta. Ma loodan, et teile järjekordselt meeldis. Järjest lähemale jõuame sellele, et mul tuleb siin väike pausikene. Ma üritan nii palju, kui ma saan kogu aeg monteerida, aga see võtab nii palju aega. Aga on aeg teha põige järgmisesse videosse. Järgmises videos. Kuidas läheb minu sünnipäev? Ma saan 29 järgmine nädal ja see on viimane 20. eluaasta. Nii et let's go! Siis kuidas läheb meie spordigala suurüritus? Kuidas läheb mul Empire Show? Seda kõike ja väga palju muud. Näete juba järgmises videos. Tšau!